Otsime ka täna üles ühe söögikoha, kuhu sa saad oma lemmikloomaga koos minna. See pubi Pärnumaal on piisavalt pöörane, et minna sinna koos oma koera, kassi või isegi hobusega. Tere, Andres! No, kui mõelda Pärnu peale ja mõelda pubide peale Pärnus, siis Aleksandri pubi on reaalne legend. 25 aastat pubi ja siia on teretulnud lemmikloomad. Kuidas see nüüd juhtus? Tere! Juhtus väga lihtsalt, kuna meil on suur majapidamine, suured hotellid, asjad, värgid, see eeldab ka koduloomade olemasolu, et kassid, kes püüavad kõik kahjurid kinni, koerad, kes kõik kurjamid eemal ajavad. Ja väga keeruline ütelda, et minu pudulõhjused on lubatud ja teised ei ole lubatud. See suveaeg, kui on uks lahti, mina sisse marsin, 3 kassi saavad püsti takka järgi käivad ja siis ma ütlen, et nüüd see tohib, too ei tohi ja see naabri kass ei tohi ja koer ei tohi, siis kes viitsib sellega tegeleda? Meil on muidki asju, millega tegeleda. No, Aleksandri pubi on tõepoolest Pärnus tegutsenud 25 aastat. Teil oli sügisel sünnipäev. Millal te selle pubi loomadele lahti tegite? Kui kaua need lemmikud siia teretulnud on? Algusest peale on olnud, sest et kui talvel ikkagi kass on ju kogu aeg ahju otsas maganud ja kus tal ikka maganud on, kes ta siis väljas lumeanges tahab olla. Kuidas kliendid sellesse üldse suhtuvad, et on selline koht, kus on siis mitte ainult külaliste loomad, vaid ka nii-öelda vabalt ringi askeldavad lemmikloomad? No, nii palju kui erinevaid inimesi on erinevaid suhtumisi, aga kõige lihtsam on rääkida lugudest elust enesest. Tuli mitu perekonda, hunnik lapsi, nädalavahetust Pärnusse veetma ja siis antud eluhetkel tööl olev kass siis käis sabapüstinel takka järgi, sõi friikartulit, tantsis, tegi tiritammi, lapsed olid sillas, vanemad said vaikselt õlut ja siidet juua ja olid väga rõõmsad. Ja üks päev ja teine päev ja siis korraga on pühapäev kohal, kus on näha, et ööklubist vähe väsinud ja perepuhkuses kurnatud pereisa lubab mulle peaaegu 50 €, et lapsed kõik nutavad, sest kassi ei ole tööl, et ma olen sulle 50 € too see kassi ja kas ma saan rahu või ei saa. Näiteks kõigil on oma otstarve ju asjade juures. Millised lemmikloomad siia teretulnud on koos teie klientidega? No, pärast seda, kui me selle aunimetuse saime, siis on keegi küsinud, kas lehmaga võib tulla ja kellel on papagoi vaja kaasa võtta ja kuumadel 90-ndatel tuli ühe korra mees tuli sisse hobuse selles ratsa ja seisis leti ees ja küsis niimoodi, et ega ümeramehi näha ei ole, nagu anekdoodis. Et igasugusi asju on aastate juures juhtunud, aga ja siis me andsime ta ka välja, sest tal oli tükk tegemise hobune ringi pöörata ja ta ütles, et ta ei ulata lingini, siis me tegime lingist ukse lahti, siis ta kappas edasi linna poole sõpru otsima, et ega meil nagu mingeid selliseid piiranguid ei ole ja ega inimesed ju mingi pool marutõbise hulluga, kes kõigi hammustada tahab, on eeldus, et nad nendega ju kuskil ei käi, sest et tavaliselt, kus on lemmikloom, siis ta on sul sotsialiseeritud. Mida ühele lemmikloomale Aleksandri pubist pakutakse, kui ta siia tuleb? No, kuidas nüüd ütled, vaba maa, vaba rahvas minu pärast, kui tuleb peremees ja ostab oma koerale seapraadi koos hapukapsaga ja koer seda sööb, siis milles küsimus ja kui söö, siis võtku koju kaasa, et me nagu mingeid selliseid ettekirjutusi ei tee. Täna ma nägin lausa eraldi ilma maitseaineteta tehtud, hautatud mingisuguseid pugusid. Kanapugud, jah. See on ka väga levinud. Soojal suvepäeval ikka kausike vett, praegusel juhul just keegi siin tõstetas Delfis üles, et kui mina tulen, siis ma pean vee ostma, koer saab tasuta. Koer kõik ära ei joo, või täitsa tasuta sellega lõpuni juua, meie ei keela. Kindlasti mitte. Ja kui sul on ikkagi talvekasukas seljas ja sa oled ikka 30-kraadises suvekuumuses, siis loomi me armastame ikka vett iganame. Ühe hea pubiga käib tegelikult kaasa püsiklient ja püsiklientuur. Kui palju on teie lemmiklooma klientide hulgas neid, kes käivad sagedasti ja neid nii-öelda uusi tulijaid? Kuna me oleme suhteliselt äärelinnas, siis ega meil ongi enamus kohalikud külamehed ja meil ongi ikkagi püsikliendid ja suvelti me oleme küll ütelnud, et nalja teed, et väljas on 30 kraadi sooja, koer on autos kinni, et nad jaurad, et too siis loom ka sisse või olla. Aga väga paljud pelgavad, sest et keelatakse, mulle ei meeldi igasugune keelamine. Aga samas on ka see, et väga konkreetne juhus. Tulid inimesed,
ees saalis oli 3 seltskonda, kellel olid koerad. Ja need siis omavahel vahepeal klähvisid ja jooksid ringi seal niimoodi rihmad otsas, et kuku või pikali. Ja siis läheb uks lahti ja tuleb veel mingi järgmine naisterahvas koeraga sisse ja küsib, kas teil on lemmikloomud lubatud? Ja mina ütlen, et ei, meil on raudselt keelatud. Terve koera rakend on ukse all. See ütleb, oi kui kahju ja läheb minema. Ja vaatasin tügage takka järgi, et no see oli sarkasm, see oli ju nali. No, kui sa sisse ei mausud, vaatavad ainult koerad vastu. Kuidas sa selle peale said tulla? Loomulikult see oli naerda asi ju. Tema keeras ümber läks minema. Ma väga vabandan ta ees, aga ma mõtlesin, et ma olen vaimukas. No hea aeg nüüd seda karmavõlga vähendada ja öelda, et see daam oma koerakesega on teretulnud. Jah, võib tulla küll. Ei meie keelanud.